on rukis, leivavili, millest saab leiba küpsetada, aga enne on vaja palju tööd ära teha. Ja minu käes on üks selline puust nõu. Vahel on ta ovaalne, vahel on ta ümmargune ja vanasti külvati selle nõu seest. Ja peremees teadis, kuidas külvata ja võttis käega siit vilja ja siis viskas põllule. Millal siis külvati? Sügise poole ja talvel siis rukist talvitu ja mis siis edasi saab? Siis saab või augusti algus, siis saab juba vilja hakata lõikama. Leib on eestlase rahvustoit ja olnud meie esivanemate laual sajandeid. Leiba austati ning peeti pühaks. Tähelepanelikult jälgiti, et leivavilja jätkuks järgmise saagini. Lugupidamist leiva vastu näitab eestlaste vanasõna. Austa leiba, leib on vanem kui meie. Leiba ei tohtinud pilduda ega maha kukkunud leivaraasule peale astuda. Parimad palad, millega vanasti kalleid külalisi kostitati, olid puhas värske leib, või, mesi ja pekk. Looduslikult kasvas rukis Edela-Aasias nisupõldudel umbrohuna. Koos nisuga levis rukkis 1800 kuni 1500 aastat enne Kristust Euroopasse. Jahedamas kliimas ja kehvemal mullal arenes rukkist omaette teravili. Eestisse jõudis rukkis 400 kuni 800 aastat enne Kristust, kuid laiemalt hakati teda kasvatama 11. sajandil. Hansakaubanduse ajal oli Euroopas ainulaadsetes rehielamutes kuivatatud ja pekstud rukkis nõutud kaup. Rukkist vahetati soola vastu vahekorras 1 mõõt rukkist ja 2 mõõtu soola. Eestis kasvatati pikka aega kohalikku maarukkist. Talirukki sordiaretus sai algus 19. sajandil Sangaste mõisas, kus sellega tegeles Graf Friedrich Georg Magnus von Berg. 1875. aastal sündinud Sangaste rukkisort on praegu maailma vanim tootmises levinud kultuurrukkisort. Eestlastele meeldib sajandeid meie rukkipõldudel kasvanud taevasinine lill. 1968. aastast alates on rukkilill meie rahvuslill. Leiva saamiseks tuli vanasti palju tööd teha. Sügisel külvas peremees rukki maha. Järgmisel suvel Jaagupipäeva paiku algas rukkilõikus. Seda tehti sirpidega. Võeti käega vili kinni, niimoodi tihedasti ja lõigati see kõrs läbi. See on päris raske töö. Lõigatud rukkis seoti vihkudesse ja vihud pandi hakkidesse. Minu käes ongi viljavihksi. Näed, niimoodi kõik need vihud pandi siia. Tehti suur selline kuhi. Ja paar vihku pandi teistpidi peale, viht sisse saja. Kuivama veeti vili rehetarre parte peale. Seal oli suur ahi, see köeti ära, oli hästi soe. Ja suitsugi tuli sisse, sest majadel ei olnud ju korstnaid. Rehepeks algas vihkude löömisega vastu rabamispinki. Nii saadi kätte kõige suuremad ja ilusamad terad. Niimoodi löödi, niimoodi. Oled terad tulevad, jooksevad seda pinki pidi sealt alla. Edasi laotati vihud rehealuse põrandale
ja peksti neid kootidega. Suurte pulkadega reha ja tõmmati need õled kokku siit, mis ära pestud on. Ei näe ju muidu, soputati ja vaadati, kas siin on ka midagi sellist erist. Pärast õlgede kokkuriisumist põrandalt tuli appi võtta tuulamissari, et terad aganatest puhastada. Ja niimoodi siis soputati. Sodi lendab eemale, raskemad terad on raskemad, kukuvad siia. Siis ühiti need terakesed siit teid kokku. Siin peab neid terasid ka olema, aga siin on aganaid rohkem, et vanasti tehti ka aganaleibast, vilja oli ju vähe. Ja vaat siis mindi juba jahvatama. Jahvatamine on pärit ürgajast. Esialgu hõõruti terad puruks 2 kivi vahel. Lohuga kivile puistatud teri peenestati käepärase ümara kiviga. Tuleb jahu küll. Need jälle terasid juurde, no läheb natuke jahusemaks. On ju? See jahu on näha juba. Hiljem kasutati puust uhmrit ja uhmrinuia. Nii saadi küll pigem tangu kui jahu. Jahu tegemist lihtsustas oluliselt käsikivi kasutusele võtmine. Käsikivi on väike veski, mis jahvatab 2 kivi vahel viljaterad jahuks. Naiste töö oli see. Noorte tüdrukute ja naiste töö. Kui hakati ehitama vesiveskeid ja tuulikuid, jäi käsitsi jahvatamist järjest vähemaks. Vili viidi veskisse ja seal jahvatas mölder selle jahuks. Vanim veski on vesiveski. Tänapäeval toodetakse arenenud maades enamik leivaehust täielikult mehaniseeritud ja automatiseeritud valtsveskites. Kogu protsessi juhib arvuti. Viljaterad muudetakse jahuks pärast mitut järjestikust jahvatust 2-soonilise pinnaga eri kiirustel pöörleva terassilindri vahel. Eestis õpiti suuri leivaahjusid ehitama umbes 1000 aastat tagasi. 19. sajandi lõpul muutusid leivaahjud väiksemaks. Ahju tuli kütta paar tundi, enne kui võis leivad küpsema panna. Leiva tegemiseks läks vaja toasooja vett, leivajuuretist ja rukkijahu. Maitseks lisati soola. Taignategu võttis aega 2 päeva. Esimesel päeval tehti valmis vedelam taigen ehk juur, mis jäeti 8,
kuni 12 tunniks sooja kohta hapnema. Järgmisel päeval lisati taignale veel jahu ja vett ning sõtkuti nii kaua, kuni see muutus tihkeks ja tuli sõtkuja käte küljest lahti. Kui taigen oli kerkinud, vormiti sellest ümmargused või piklikud pätsid. Need siluti märja käega siledaks ja vajutati peale oma märk. Leivad pandi ahju ja võeti ahjust välja leivalabidaga. Leivapätsi suurus on aja jooksul muutunud. Mitu leiba korraga ahju pandi ja kui sageli leiba küpsetati, olenes nii pere suurusest kui aastaajast. Enamasti küpsetati taluperest leiba kord nädalas. Tööstuslik pagaritoodete tootmine algas aastal 1762, kui linnakodanik Julius Valentin Jääksi ostis Tallinnas kivimaja ja asutas sinna pagaritöökoja. Hiljem, 20. sajandi alguses, tekkisid siin-seal Eesti linnades erakapitalil põhinevad väikesed pagaritöökojad. Maarahvas küpsetas oma leiva endale siiski ise. Nõukogude ajal pagariettevõtted riigistati. Eesti iseseisvumine 1991. aastal avas tee muutustele ja uute ettevõtete tekkimisel. Praeguseks on Eestis ligi 200 pagaritoodetega tegelevat ettevõtet. Vanaaja leib oli koostiselt enamasti ühetaoline. Leivale lisati vajadusel vaid aganad ja eriti vaesel ajal ka tammetõrusid ning sammalt ja muud. Tänapäeva leivast võib aga leida hoopis mitmekesisemaid põnevaid lisandeid, näiteks erinevaid seemneid ja pähkleid ning isegi eksootilisi puuvilju. Kirevate pakenditega poelettidelt leiab igaüks endale midagi suupärast.